Teraviljakombaine on John Deere'i mudeli valikus erinevaid. On olemas siis ühe trumliga klahvkombaine, on olemas kahe trumliga klahvkombaine ja rootorkombaine ka. Aga praegu räägin siis meie enim müüdumast mudelist John Deere T670. On ta varustatud siis 9-meetrise FlexDraper heedriga. Mõne sõnaga kõigepealt sellest heedrist. Et ehk viljapeks algab ju tegelikult heedrist pihta ja kõik sõltub sellest, kuidas materjal viiakse kombaini sisse. Mida efektiivsem on materjali edastamine, seda efektiivsem on ka vilja väljapeks. Ja see heeder on siis erineb nii-öelda tavalistest kaksikteoga heedritest selle poolest, et siin on materjali edastusseadmeks on siis lindtransportöör. Lindtransportööri eeliseks on siis see, et nii kui materjal kukub selle lindi peale, siis kukub ta nii-öelda selle lindi peale, viiakse siis kombaini kaldtransportöörile ette ja eeliseks on siis see, et tagatakse selliselt pidev etteanne ehk ükskõik millised tingimused, kas on siis lamandunud vili või on ta püstine vili, alati toimub see edastamine ühtemoodi ja võimalikult ühtlaselt. Mis selle heedri teeb eriliseks on veel see, on see, et tema põhi paindub läbi ja John Deere'i see Hydraflex tehnoloogia tagab siis selle, et heedri põhi paindub läbi kuni 19 cm ulatuses. Nagu te siin praegu ka näete, on see heeder aetud äärekivi peale ja üks heedriserv siis kõrgemal kui teine. See tagab siis selle, et kui te koristate näiteks lamandunud kultuure või selliseid kultuure, mis armastavad maad ligi kasvada, nagu näiteks hernes või ka oakaun kasvab ju teadupärast väga maad ligi. Teine asi, huvitav asi selle heedri juures on siis heedri haspel. Ehk nagu te näete, siis need hasplid on varustatud plastikpiidega. Plastikpii annab siis metallpii ees sellise eelise, et ta on natukene vastupidavam erinevatele paindumistele, ehk kui on lamandunud kultuurid, neid on vaja maast üles kratsida, siis kannatab temaga rohkem mängida ja tema kuju jääb samaks. Teiseks on ta natukene laiem, on parem materjali rabada tänu sellele ja on ka mõnevõrra pikem kui metallpii. Lisaks sellel FlexDraper heedril, nagu te näete, siis hasplipiid, kui on jõudnud ülemisse asendisse, siis vaatavad üles. See tagab siis selle, et kui on tegemist sellise taimega põllu peal nagu kesalill, kõik kombainerid kindlasti teavad, ehk selle on võimeline see heeder siis tõrjuma nii-öelda sellest hasplist, et ei pea käima lõikamas seda ja selle võrra on ka närvipinget natukene vähem päevas ja ka vähem kabiinist üles alla ronimist. Selle heedri ajamid on väga lihtsasti üles ehitatud. Siin külje peal, kui te vaatate, ei ole liiga palju rihmasid, ehk siis kogu ülekanne tuleb kombainist kardaani abil siia nurkreduktorisse, siit kantakse ta edasi vikatisse, mida on antud heedril siis 2 tükki ja selliselt siis kogu asi toimibki. Nüüd rääkides sellest Flex tehnoloogiast, siis töötab ta selliselt, et siin taga on siis heedri põhiraam ja siin külje peal te näete ka on heedri põhja all siis sellised nii-öelda käed. Nende käte külge on ühendatud siis hüdrosilindrid, mille surve muutudes võimaldubki siis läbipaindumine. Mis on selle heedri eeliseks veel see, et kui koristatakse sellistes tingimustes, kus muld on pehme, siis teadupärast aeg-ajalt tekib selline olukord, kus heeder hakkab nii-öelda mulda lükkama või buldooserit tegema. Siis sellise heedriga on võimalik seda väga hästi nii-öelda ennetada selliseid olukordi ja seda saab siis teha selliselt, et kui just nüüd seda hüdrosurvet tõsta, kerkib vikat üles poole ja kaob see mulla lükkamise efekt ära. Et tõesti väga mugav on selle heedri puhul kõike kabiinis teha ja ka selle lindtransportööri kiiruse muutmine käib siis kabiinist. Nüüd liikudes siit edasi kombaini poole, pärast saab ka seestpoolt näidata, on kõigepealt see kaldtransportöör John Deere'i kombainidel on sellise asetusega kabiini suhtes, et tagatakse võimalikult hea väljavaade heedrile ja omakorda siis heedri vikatile. Ehk samamoodi nagu liikur Exceldites rääkisin, on siis sedasi, et ei pea nii-öelda nõjatuma selle rooli najale, vaid näete rahulikult sirge sellega istudes ka, mis kombaini heedris toimub. Kombaini heedri ühendamine selles mõttes on väga lihtne, et on multikapler ühendus. Saab seda teha siis selles mõttes ühe liigutusega, et ühe liigutusega ühendatakse ära elektroonika, hydraulika ja ka heeder lukustub ette, et selle hoova, kui me tõmbame välja, lükkame ülesse, on heeder eest lahti ühendatud ja jääb järgi vaid kardaani ühendamine. Kui ma tõmban selle hoova alla, lukustub heeder ette ära ja see on ainult üks liigutus, teine liigutus on siis kardaan külge ja juba alategi põllule minek. Et see nagu aitab sellist, ütleme, kui teil on väiksed põllud ja palju kolimist, siis on väga lihtne
põldude vahel liikuda, kuna see iga väike liigutus on ju ajavõit, eks ole. Rääkides veel peksusüsteemist, siis selle aasta mudelid John Deere'il kõik on varustatud juba uue peksukorviga, ehk siis peksukorvi segmendid on vahetatavad, ehk nii-öelda lisada veel kombainile juurde sellist universaalsust erinevate viljade koristamisel. Ja ega mida paremini sa oma masinat häälestad, seda paremini ta ka erinevates kultuurides hakkama saab, siis on võimalik esimest kolmandikku peksukorvi segmentidest välja vahetada. Ja see käib väga lihtsalt, vasakult poolt kivitaskust keerate siis ühte mutrit, nagu siin joonisel on näidatud, keerate ta lahti, kerkivad peksukorvi segmendid üles ja saab nad siis juba välja tõmmata. Nüüd teine asi, mis aitab ka sellel kombainil peksu tootlikkusele kaasa, on nii-öelda ohtemurdja. Nagu te näete, siis sellel joonisel on kujutatud peksukorvi ja siin peksukorvi ees on selline latt, mida me kutsume ohtemurdjaks. Ehk teadupärast taliodral on odraohted on väga kõvasti kinni ja nendest lahti saamiseks on siis erinevaid mooduseid, kas suurendatakse järelpeksu koormust, pannakse alumist sõela kinni või keeratakse peksukorvi pilu koomale või sulgetakse siis peksukorvi sektsioonid. Nüüd selle süsteemi eeliseks ongi see, et ei pea selle võrra siis võib-olla peksukorvi sektsioone sulgema, sest sellega kaotate ka tootlikkuses. Et see vastupeksulatt nii-öelda aitab teha seda peksu agressiivsemaks, ilma et kaotaks peksukorvi pindalas siis. Kui me räägime masinast endast, siis John Deere kombainid on väga lihtsa ülesehitusega. Kõik rihmad on kergesti kättesaadavad, väga vähe on ülekandeid ka juba selle võrra või rihmade arv on väiksem, et mootori otsa on siis asetatud nurkreduktor, mille abil näiteks jõudkallakusse läheb kardaani abil. Et väga kerge hooldada, mis puutub igapäevastesse toimetustesse, on positiivne see, et määrimisintervallid on pikad, minimaalne määrimisvälp on siis 50 tundi, neid nipleid on siin kombaini peal 7 tükki, ehk siis korra nädalas peaks siis määrimisvahendiga masinale ringi peale käima. Loomulikult kontrollida tasuks kõiki asju iga päev, sest korras masin on eduka viljakoristuse eelduseks. Järelpeks antud masinal viiakse siis ette trumlisse ja jaotatakse kogu kombainil ühtlaselt laiali. Kuidas viljapeks üldse masinas toimub, siis palun teid teisele poole masinad. John Deere T-seeria on tuntud selle poolest, et ta on omas klassis kõige suurema aktiivse pareerimispinnaga kombain. Aktiivse pareerimispind tähendab seda, et see pareerimine toimub siis trumlites, mida antud kombainil on siis, kui siit lugeda 4 tükki, on siis kõige esimene peksutrummel, ülevoolupiiter, separeerimistrummel ja põhupiiter. Ja kuidas vili selles kombainis liigub, on siis selliselt, et kui vili siit esimest trumlist sisse tuleb, liigub ta üle selle ülevoolupiitri alla sõrmseparaatorisse ja sealt puistajate peale siis edasi. Tänu sellele tagatakse väga ühtlane materjalivoog, säilib põhukvaliteet, terad ei purune nii kergesti ja tänu sellele on ka siis separeerimispind nii suur, mis antud masinal on kokku 4 ruutmeetrit. Puhastussüsteem John Deere kombainidel toimub siis selliselt, et etteande nii-öelda sarja ei ole. Etteandmine sõeltele toimub siis transportöör-tigude abil ja nende eeliseks siis omakorda on see, et teod, kuna nad käivad kogu aeg ringi, siis ükskõik kui mustad nad ka ei ole või kui määrdunud, nad töötavad ikka edasi. Teine asi on see, et kuna nad on rennide sees, siis tagavad nad alati ühtlase ettevoolu sõela pinnale. Et kui sõel on ühtlaselt nii-öelda söödetud kogu aeg, siis järelikult ka puhastussüsteem toimib väga efektiivselt. Antud kombainil on siis ka sõelapinda suurendatud ja antud kombaini sõelapind on siis kokku 6,3 ruutmeetrit, mis on ka omas klassis üks suurimaid. Nüüd, kui me selle luugi sulgeme, toon teid tagasi võib-olla siia kombaini tagaotsa juurde korraks ja rääkides põhupeenestist, et John Deere on tuntud kui väga hea põhupeenestuskvaliteediga kombain. Nii põhu peenestamine tuleb tal hästi välja kui ka vaalutamine tänu just sellele unikaalsele peksusüsteemile, siis see põhupeenestaja on varustatud 96 noaga. Noad asetsevad 6 reas. On võimalik teda tööle panna siis 2 erineval kiirusrežiimil vastavalt sellele, millist kultuuri te koristate ja tagab väga hea ühtlase põhulaotuse.
aganalautur loomulikult on ka varustuses. Aga nüüd, mis puutub igapäevahooldusesse, siis paluksin teid võib-olla järgmisele korrusele. Nüüd siit trepist üles tulles saame me ligi siis sellistele igapäeva tähelepanu nõudvatele punktidele. Ehk teadupärast kombainid teevad ju tööd väga tolmustes tingimustes ja tolmustes tingimustes viljatolm kipub ikka teatud kohtadesse kogunema. Üks neist on kindlasti mootori jahutussüsteem. Puhastamine selles mõttes on tehtud radiaatoril väga lihtsaks. Järgmine hooldust või igapäeva tähelepanu vaja punkt on mootori õhuvõtt, õhufilter toodud siia heasse ligipääsetavasse kohta välja. Kui me tahame nüüd kontrollida jahutusvedeliku taset, siis seda saame teha siit. Saame väga kergelt kontrollida mootori puhtust, avades needsamad luugid siit. Ehk et ja õhuvool on ka tagatud siis sellel kombainil selles mõttes hea, et külje pealt võetakse õhk sisse ja teise külje pealt puhutakse välja. Et õhu läbivool on selles mõttes väga hästi organiseeritud. Kui me nüüd räägime sellisest hooldamisest, siis siinkohal on ka kõik asjad nagu ühte kohta välja toodud, ehk õlivarras, õlifilter, kütusefiltrid. Ühegi nende asja vahetuseks ei pea ronima teisele poole mootorit või kombaini punkrisse. Hüdroõli samamoodi ligipääsetavas kohas, et ütleme, kõik selle kombaini detailid on mõeldud läbi just selles valguses, et kombaini hooldatavus ja kasutajasõbralikkus oleks võimalikult hea. Kombainiga on kaasas alati, John Deere mõtleb ka operaatoritele, et on kaasas alati selline mõnus panipaik. Kombainid oleme varustanud õhukompressoritega. Õhu väljavõtteid on masinal siis 3 tükki, vasakul ja paremal küljel ja ka üleval mootori juures. Et teadupärast kombainid töötavad väga tolmustes tingimustes ja tolm on kergesti süttiv, et seda on ju vaja ikka puhastada. Et kõik need asjad on läbi mõeldud, korralik tööriistakast on masinaga alati kaasas ja mõeldes operaatori mugavustele on see masin valmis tehtud. Nüüd aga siis edasi kabiini. Kõik John Deere'i kombainid on varustatud väga suure ja mugava kabiiniga. Väljanägemise poolest on nad ühesugused, seest võib-olla mõnevõrra erinevad, aga nende mahtuvus on alati sama. Ja kui me siia kabiini jõuame, siis avaneb meil väga hea vaade heedrile. Näidikutest avaneb meil siin nurgapostis pilk siis nurgaposti ekraanile, mis kovab operaatorile sellised peamised andmed, ehk siis siin kuvatakse koristuskiirus, siin kuvatakse heedri töökõrgus ja selle väärtus, heedri tööasend ja allpool kuvatakse siis koristust puudutavad andmed ehk terakadu ja järelpeksu koormus. Kombaini juhtimine käib siis sellise multifunktsionaalse joystikuga. Heedri juhtimine ka väga lihtne, selleks on siis 3 mäluasendit, 1, 2, 3. Ehk number 1 peal siis näiteks põllu otsas heeder tõuseb ülesse, aspel läheb alla, number 2 vajutades läheb heeder kopeerimisasendisse ja kui me nüüd töötame flex heedriga, siis number 3 peal muutub heeder läbipainduvaks ja on võimalik minna siis nii-öelda lamandunud materjali koristusrežiimile üle. See masin on varustatud siis 40 kilomeetrise ProDrive käigukastiga, millel on automaatne difrilukk peal ja nagu mainisin, siis maksimaalne või liikumiskiirus maanteel on 40 kilomeetrit tunnis. Lisaks on sellel käigukastil võimalik valida ka erinevaid põllukiiruse režiime, ehk siis on võimalik sisuliselt ka põllu peal sõita 40 kilomeetrit tunnis. Loomulikult keegi seda ei tee, kui heeder ees on, aga kui on näiteks vaja ühest põllu otsast teise, olete põllu ära lõpetanud, on vaja minna punkrit tühjaks laadima, siis saate kiiresti auto juurde sõita ja see omakorda hoiab siis kokku ju tähtsat või väärtuslikku koristusaega. Peksumasina lülitus käib siis sellest kollasest nupust, heedri lülitus ka teisest kollasest nupust, välja lülitus ka siit. Ja kõik, mis puudutab kombaini nii-öelda sõelte reguleerimisi, peksukorvi pilude reguleerimisi, käib siis ka sellelt parempoolselt juhtkonsoolilt. Kui me vajutame siia sõela nupu peale, saamegi reguleerida ülemise sõele asendit sellest samast potentsiomeetrist või siis displeid dubleeritud nupuga pluss või miinus. Menüüs on meil võimalik siis samamoodi kujundada erinevaid vahelehti. Siin saame näha näiteks kaamerapilte. Antud masin on varustatud 3 kaameraga, ehk siin ees on praegu pilt väljalaadimistorule. Teise sisendi all on meil siis
pilt kaamerasse. Ja kolmas sisend on meil siis tagurduskaamera või konksukaamera nii-öelda, et kui üksinda olete põllu peal, tahate käru järgi haakida, siis ei pea kedagi sellesse protsessi kaasama. Kõiki neid kaameraid on võimalik ka selliselt seadistada, et nad automaatselt lülituvad sisse. Näiteks seesama väljalaadimistoru kaamera saab siis rakendada selliselt, nii kui väljalaadimine algab, lülitatakse selle kaamera pilt meile ette ja kui me tagurdame peksumasin sisse lülitatud, näidatakse ka selle kaamera pilti. Et vaadata siis näiteks, kui kaugele saab tagurdada, sest väljalaadimistoru on kombaini kõige kaugem punkt. Kui saab näiteks 4/4 punkrit täis, saab panna, et automaatselt tuleb ette siia siis punkrikaamera ja näete, kui palju veel saab siis punkrisse vilja juurde nii-öelda laadida. Loomulikult on antud masinal peal automaatroolimine. Lisaks veel on masin varustatud siis dokumentatsioonifunktsiooniga. Saame siis siit puldist määrata ära kliendi, kelle juures tehakse tööd või siis ettevõtte, kelle juures tehakse teenust, määrata ära siit põllu. Meil on olemas ka selline valmidus, et me saame võtta teie PRIA kaartidele põhinevad andmed, sisestada need siia kombaini sisse ja kui te sügisel lähete põldu, siis kombain juba teab, millised on teie põllud, millisele põllule, mis kultuur on külvatud ja millised peaksid olema siis selle kultuuri seadistused. Et sellised automaatsed seadistused on kõik olemas. Masin on võimeline tegema ka saagikaarti ehk pärast neid andmeid ka laetakse siis üles myjohndeere.com-i platvormile. Saate tekitada saagikihi kaardid aasta-aastalt ja vastavalt sellele siis neid saagikaarte kasutada ka hiljem selleks, näiteks, et luua väärtuskaarte. Et väga kasulik. Kõiki neid andmeid on võimalik siis masinate vahel jagada, on võimalik nendele kaugelt ka ligi pääseda ehk meie kui diiler saame siis teie hätta jäämise puhul taodelda selle kombaini ekraani ligipääsu ja me näeme distantsilt siis ka seda, mis antud ekraanil parasjagu toimub ja saame siis anda oma asjakohast nõu. Nagu näete, kabiin on tehtud ka väljavaate poolest nagu selles mõttes heaks, et akna kuju ülevalt on natukene kaarega. Kui me nüüd räägime vasakpoolsest aknast, siis seal on samasugune kuju sees, see on just mõeldud selle jaoks, et ta paremini näeks seda väljalaadimist. Selja taga on suur punkri aken, kus näete siis punkri täituvust, saate vaadata, kui puhas vili punkrisse tuleb. Lisaks on palju panipaiku, samamoodi on siin sees suur külmik, kuhu sisse saate panna oma lõuna, saate seda kõrvalistuja istet või instruktori istet teha endale toidulauaks, et väga multifunktsionaalne ja mugav kabiin.